Kallis publik, tere! Minu nimi on Paul Pavlo Pärn. Aitäh kõigile, kes tulid. Öeldakse iga aasta kõnedes, et Eesti on väike. Mina ütleks, et suurus ei loe. Loeb see, mis see teeb. Me oleme oma riigi ja rahvaga nii palju saavutanud. On suuremaid rahvaid kui Eesti. On suuremaid rahvaid, kellel ei ole oma riiki. Need, kes ei ole ennast veel kehtestanud. Rahvad, kes ei seisa veel püsti. Me tuleme kõigega toime. Me tulime toime koroonakriisiga. Me veel tuleme toime koroonakriisiga. Me tuleme kindlasti toime ka uute ja tulevate kriisidega. Me tuleme toime kõigega, kui me oleme kõik üks riik. Me oleme nii palju saavutanud, milleks nüüd lõpetada. 103 ei tähenda numbrina eriti palju. Mitte nagu 100 või 101 või 1000. Aga samas aastatena see tähendab iga minut sellest tähendab vabadust. Vabadust, millega me ei tohi ära harjuda, sest niimoodi see vabadus kaob. Väärtustagem oma rahvast. Tähistame oma riiki, tähistame vabadust. Sest nagu ütles mu sõber Ott Kattel, ära ole mõõk. Aitäh! Nüüd aga palun lavale Steffi Steppen, Noora Kaarli ja Grete Kivistik lauluga Kodu. Klaveril saadab Liivi Lumijõe. Aitäh teile Steffi, Noora ja Grete selle ilusa laulu eest. Aga nagu teada, meie vabariigi aastapäev ei ole ainult laulmiseks. Tuleb öelda ka paar ilusat ja tähtsat sõna. Niisiis nüüd palun lavale meie volikogu esimehe Tõnis Kõiv.
Tervist, väike tehniline viperus. Aga volikogu esimees Tõnis Kõivu täna pole, olen mina, Mart Võrklaev ja volikogu aseesimees. Ja head Rae valla inimesed, head külalised. Eesti Vabariik saab täna 104-aastaseks ja üle poole sellest ajast oleme saanud oma elu ise korraldada. Praeguseks on peale kasvanud uus põlvkond noori inimesi, kes ei ole Nõukogude okupatsiooni näinudki. Täna on nende elus hetk, kui meie julgeolek on kõige tõsisemas ohus pärast meie iseseisvuse taastamist. Täna öösel alustas Venemaa president laiaulatuslikku sõda keset Euroopat, rünnates vaba ja demokraatlikku Ukrainat, kus inimeste ainus soov on samuti elada rahus ja ehitada oma riiki. See julm samm kinnitab taaskord, et meie idanaabri juures unistataksegi Nõukogude impeeriumi taastamisest ja sellel on oma mõju ka Eestile. Mitte küll otsene sõjaline mõju, sest Eestis oleme maailma võimekaima kaitseorganisatsiooni NATO liige. Kuulume Euroopa Liitu ja meie enda kaitsejõud, nagu tänasel paraadil ise veenduda võisite, on sellised, mille üle võib uhkust tunda. Ent kui Venemaa tungib veelgi rohkem iseseisva Ukraina territooriumile, on sellel mõju meie majandusele, meie suhetele ja meie inimeste turvatundele. Üks suuri privileege Riigikogu töö juures on, et Toompeale jõudes tervitab sind sinimustvalge lipp Pika Hermanni tornis. Või paitavad kõrva lipu heiskamise puhul hümni või langetamisel Mu isamaa on minu arm noodid. See on iga kord eriline ja uhke tunne, ole sa siis parasjagu võimukoalitsioonis või opositsioonis või tavaline möödakäija. Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus reaalset ohtu vabadusele ei ole. Me oleme nii vabad, et meil on vabadus arvata teistmoodi, sealhulgas ka vabaduste olemasolu või puudumise kohta. Ma siiski usun, et meil on tarkust ära tunda hetked, kus sõnavabadust kasutatakse mõne meile vaenuliku jutu rääkimiseks. Imelik, et seda peab üldse ütlema, aga minul küll ei ole ükskõik, milline lipp Pika Hermanni tornis lehvib. Mina teen kõik, mis minu võimuses, et seal oleks sinimustvalge ja seda teeb ka valitsus. Alates 90. aastatest oleme end järjepidevalt ja sihikindlalt lahti sidunud idanaabrist ning kokku sidunud läänemaailmaga. Meie suurimad liitlased, aga ka suurimad kaubanduspartnerid on Euroopa Liidus. Elektrivõrk ootab lahtisidumist Venemaa võrgust ning rongiühendust Varssavi ja Berliini poole me juba ehitame. Ja õigesti oleme teinud, sest selle talve kogemus energiahindades näitab, et Venemaa ei jäta kasutamata võimalust gaasikraani kinni keerates ja hindu järsult tõstes Eestit ja Euroopat destabiliseerida. Õnneks on see nende soov nüüd kõigile selge ja järgmiste aastate jooksul liigume selgelt ka selles suunas, et enda energiasõltuvust Venemaast vähendada. Riik ja kohalik omavalitsus on ühiselt toime tulnud elektri hinnatõusu kompenseerimisega ja ei ole kahtlust, et tulemegi toime ka järgmiste kriisidega. Tegelikult me elame ja toimetame juba 3. aastat veel ühes kriisis, koroonakriisis. Koroonaviirus on sundinud meid töötama kodukontoris, kandma maski, desinfitseerima käsi, hoidma distantsi, vähem teiste inimestega suhtlema ja mida kõike veel. Kriisi vastu oleme võidelnud vaktsineerimisega, mis vähemalt osale inimestest on ühiskonna taas avatumaks muutnud. Raes oleme selles olnud väga tublid. 80,2% meie täiskasvanud inimestest on teinud vastutustundliku otsuse ja ennast haigestumise ning haiglasse sattumisest kaitsnud. Aitäh teile! Suur tänu tuleb siin öelda ka meie tervisekeskuste töökatele, arstidele ja õdedele, eesotsas Alina Terepi ja Urma Petersoniga. Ühtlasi tänan südamest kõiki teisi inimesi, kes on selle kriisi ajal olnud eesliinil ja pidanud taluma muutuvaid olusid ja kasvanud töökoormust. Suur aitäh meie koolide ja lasteaedade juhtidele, õpetajatele ja tugipersonalile, samuti päästjatele, politseinikele ning loomulikult vallavalitsuse töötajatele. Head kuulajad, Eesti Vabariigi sünnipäev on hea aeg meenutamaks riigi sündi, vabadussõja kangelastegusid
ning oma riigi ülesehitamise võlu ja valu. Just iseseisvas Eestis on kõige parem elukvaliteet. Nii oli 1918 kuni 1940 aastani ja on ka praegusel ajal. Rae vald tähistas eelmisel aastal oma 155. juubelit ning tähistamine toimus igas valla külas ja alevikus, sest ühte suurt pidu koroona tõttu teha ei saanud. Vallavalitsuse eestvedamisel aga viidi juubelipidu igasse külla, et olla väiksemas seltskonnas, kuid siiski tähistada aastapäeva ja tunnustada tublisid vallaelanikke. Tagasiside sellele juubeli tähistamise ringkäigule on väga hea, igaüks sai peost osa ning vallajuhtidega ka vajalikud tööjutud kohe kohapeal räägitud. Kiidan siinkohal ka külavanemaid, kes on meil muidugi kogu aeg tublid, aga eeskätt hetkel hea koostöö eest valla juubeli tähistamise ettevalmistamisel. Rae valla taasasutamisest möödus eelmise aasta suvel 30 aastat. Valla areng on olnud lausa peadpööritav, eriti viimase 10-15 aasta jooksul ja ka pea nende 8 aasta jooksul, kui mul oli au vallavalitsust juhtida. Elanikkond on selle aja jooksul kasvanud 2-kordseks, eelarve samuti. Rae vald on kõige rohkem uusi koolimaju ehitanud omavalitsus terves Eestis. Meil on uued Peetri kool, Järveküla kool, Kindluse kool ja veel rohkem uusi lasteaedu, mida on juba raske kokku lugeda. Head Rae valla inimesed, eelmise aasta oktoobris valisite valla uue esindusorgani, volikogu, ning see valik on aluseks järgmise 4 aasta otsustele. Demokraatias on võim alati ajutine ning iga võimul olija peab sellega arvestama. Ajutisus tuleb võtta positiivsena, sest seetõttu ei ole võimalik midagi edasi lükata, vaid kõik lubatu tuleb nüüd ja kohe ellu viia. See kehtib kõigi volikokku valitud inimeste kohta, iga erakonna esindajate kohta. Koalitsiooni ja opositsiooni rollid on erinevad, aga nad on mõlemad alati olemas. Julgustan Rae vallavolikogu opositsiooni leidma endale volikogu liikmete seast kandidaadid revisjonikomisjoni ning täitma seadusega ette nähtud poliitilist kontrolli. Tugev võim vajab tugevat kontrolli. Uus volikogu on ühiselt langetanud juba tänaseks hulga tähtsaid otsuseid, kinnitanud järgmist aastate eelarvestrateegia ning käesoleva aasta eelarve, mis on jälle läbi aegade suurim 66,8 miljonit eurot. Seal on rohkelt suuri ja uusi investeeringuid, mis valla elu edasi viivad, aga mitte kõike täna siin ette lugeda ei jõua. See panustab nii Rae valla elanikesse kui inimestesse, kes on valla palgal ja igapäevaselt neid eesmärke ellu viivad. Mul on hea meel tuua näiteks volikogus üksmeelselt kokku lepitud õpetajatele valla poolt 140 euro suurune palgalisa ja nii see tõusiski varasemalt 100 eurolt uuele tasemele. Ikka selleks, et vallas oleks häid õpetajaid ning meie laste tulevik oleks selgem. Tark rahvas, nagu vabariigi president kordab, on meie suurim väärtus. Tarkus aga ei tule ainult koolipingist, olulist osa kannavad ka traditsioonid, kultuur, sport ja kogukondlikud tegevused. Ka neid tahke peame me Rae vallas au sees. Meil on toimekas kultuurikeskuse meeskond eesotsas Toomasega ja juba eelpool nimetatud külavanemate liikumine eesotsas alati energiast pakatava Aivar Aasamäega. Kogukonna koostöös on kinnistunud kohvikute päevade traditsioon ning see on üks viis meie kogukondade arendamisel, üksteisega suhtlemisel ja ühistunde tekkimisel. Rae valla mängud toimuvad jätkuvalt ning meie inimestel on võimalik hästi organiseeritult erinevatel spordialadel mõõtu võtta. Üheks Rae valla mängude tulemuseks võib pidada ka seda, et Rae vald krooniti taaskord Eesti kõige sportlikumaks omavalitsuseks. Meil on tublid eestvedajad, Indrek Raig, palju häid treenereid ning heal tasemel sporditaristu, ning loomulikult tublid sportlased, nii noored kui vanemad. Taristut ei ole muidugi kunagi piisavalt ja seetõttu saab lähiaastatel Jüri staadion täiesti uue, õigem oleks seda nimetada spordikompleksiks. Ja lisaks riigigümnaasiumi juurde kerkib uus spordijoone.
Samuti arendame edasi armastatud Peetri parki, rajame sinna lipuväljaku, kus tänasel pidupäeval koos sinimustvalge heisata ning loome kogukonnale ühiseks vaba ja veetmiseks rohkem rohelust ning Eesti karge talve nautimiseks liuväljaku. Kõike seda saab teha vaid tänu teile, head Rae valla maksumaksjad. Sissekirjutus koduvalda on igaühe parim panus hea keskkonna loomisesse meie ümber. Aitäh teile selle eest ja hoiame ikka Eestimaad ja oma koduvalda. Head vabariigi aastapäeva, elagu Eesti! Aitäh, Mart Võrklaev, nende ilusate sõnade eest. Ja nüüd ma palun lavale meie kalli vallavanema Madis Sariku. Tere kõigile. Ilmselt olen ilma mikrofonita või olen mikrofoniga. Okei. Tere siis kõigile ja soovin kõigile kohalviibijatele ja ekraani vahendusel meiega olevatele Rae valla elanikele Rae vallavalitsuse poolt Eesti Vabariigi 104. sünnipäeval palju õnne. Eesti Vabariik, vaba riik. Kui vahepeal hakkasime mõtlema, oleme mõelnud, et see on nagu iseenesest mõistetav. Siis täna hommikune uudis Ukrainast sunnib natuke reaalsemalt nende asjade peale mõtlema. Mis selle vaba riigi, iseseisva riigi hind siis tegelikult on? Siinkohal on ikkagi Eesti Vabariigi sünnipäev ja me peame rääkima oma riigist, kaasa arvatud muret tundes, mis seal toimub. Mida me oma riigi jaoks teha saaksime, et me oleksime kõik võimalikeks ebameeldivusteks rohkem valmis. Kingime igaüks meist Eesti Vabariigile sünnipäevaks seda, et oleme paremad kodanikud, oleme paremad naabrid, paremad vanemad, väga head vanavanemad. Täna hommikul traditsioonilisel mälestusüritusel Jüri kirikuaias ja surnuaias pannes küünlaid haudadele, teen seda vist 3. korda, peatus seltskond ühe haua juures, kuhu kivile oli kirjutatud perekonnanimi Karis. See oli väga liigutav. Meie praeguse presidendi vanaisa hauale sai pandud mälestusküünal. Tema oli vabadussõjamees. See oli selline tänase päeva emotsioon kõikide keeruliste emotsioonide juures. Olge tublid, elagu Eesti ja nagu tavaks viimasel on saanud, jätkame lendu. Aitäh, Madis. Palun tule seisa siia poole. Niisiis, mis nüüd hakkab juhtuma? Lavale tuleb folgigrupp Huvistuudio Õhin, kuid nad ei hakka veel esinema, vaid tuleb väike autasustamine. Nimelt me autasustame fotovõistluse parimaid. Žürii liikmed on siis järgnevas koosseisus.
fotomuuseumi juhataja Anneli Jalava, pere- ja pulmafotograaf Roosi Sõsa, muusik ja fotograaf Teet Raik ja Rae vallavalitsuse esindaja Kristi Aru. Fotosid hinnati siis 4 kategoorias, loen need ka ette, on loodus, inimene, vaba teema ja Rae vald 155. Niisiis, ma palun kõik, kes tulevad auhinda kätte saama, tuleksid siit monitorist siit poolt ülekande huvides. Ja ma palun, et enne kui te ära lähete, meil on seal taga üks fotograaf, lehvitage talle, tema teeb teist ilusa pildi. Niisiis, hakkame pihta. Kategooria loodus. Esimene koht, Markus Liinamäe pildiga müstiline tammik. Teine koht, Jaanus Veldre fotoga Aeg minna. Jaanust kahjuks ennast siin kohal ei ole, aga teeme talle ühe väikse aplausi. Kolmas koht, Villiko Nurmoja pildiga Rae rebane. Hästi, Villikot vist kohal ei ole, aga teeme talle ikka aplausi. Liigume edasi. Kategooria inimene. Esimene ja teine koht läksid jagamisele. Triinu Tapver pildiga Ja hingel hakkab hea. Kahjuks mul on siin kirjas, et teda ei ole kohal, aga teeme talle aplausi. Elerin Urvak pildiga Elu omas mullis. Kategooria vaba teema. Esimene koht, Karoliina Kreintal pildiga vana aasta viimane saunaskäik Ruhnu külas. Mul on kahjuks teda siin ei ole, aga ikkagi aplaus. Karoliina võitis ka eelmise kategooria inimene 3. koha pildiga Iti ja Mattias enne talisuplust Ringsu sadamas Ruhnu 2021. Hästi, jätkame. Kategooria vaba teema. Teine koht, Harri Auväärt pildiga Elekter. Ja kutsun kohe 3. koht, Timo Müürsepp pildiga Männiku koonused. Muide, ma usun, et te võite pildi jaoks maski eest ära võtta. Viimane kategooria, Rae vald 155. Esimene koht, Merili Mägi pildiga Isolatsioonisaar. Teda ennast kahjuks siin kohal ei ole, aga ikkagi. Teine koht, Ott Kattel pildiga Kuskil Vaskjalas 2. Aga Ott, ära veel kuhugi mine. Ott võitis ka 3. koha pildiga Tõh. Ja sellega on fotovõistlus läbi.
ma võtan siis selle väikse jutu siin kokku. Eelmine nädal ma ühinesin Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmiga. See on üks selline heategevusprogramm nii-öelda. Et idee seisneb siis selles, et eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed saavad endale mingi välismaalasest sõbra, kes soovib siis õppida eesti keelt. Ja ma mõtlesin, et see on huvitav idee ja panin ennast kirja. Ma sain endale sõbraks ühe ameeriklase, kelle nimi on Liam Kivirist. Ja hakkasin temaga kohe suhtlema ja ma küsisin talt, et kas see Kivirist, kas see on nagu, kas sul on mingid juured Eestis või miks sa üldse tahad eesti keelt õppida? Ja ta rääkis mulle, et jaa, et tema vanavanemad põgenesid Eestist teise maailmasõja ajal ja põgenesid Ameerikasse, Wisconsinisse. Ja ta tunneb, et kuidagi Eesti on tema nagu kodu. Ta on siin ühe korra käinud ja ta tunneb, et ta kuulub siia. Ja võt see ongi see, mis hoiab Eestit koos. See kuuluvustunne. Me ei ole perfektsed, aga me anname endast parima ja me võtame kõik vastu, kes tahavad Eestis olla. Ja kõik koos me muudame Eesti igaveseks. Ma tänan kõiki, kes siia tulid ja kaunist Eestit kõigile. Nüüd aga teile esineb huvistuudio Õhin, juhendaja Lilian Kapp. Aitäh kõigile!